Tere hommikust kõigile, kes on jõudnud ja kes veel jõuavad. Annan hetke koguneda. Chati juba kirjutada, kust sa täna kuulad, millisest Eesti kohast või üldse kuskilt kaugemalt. Mina olen Võrus, olen siin sündinud, kasvanud, vahepeal õppinud mujal ja elan jälle siin oma kodukandis. Tänapäeval on nii hästi, et on võimalik suhelda üle veebi. Anne kirjutab Nõmmelt, hea Lissi Harjumaalt. Tore. Hakkame siis tasapisi pihta. Ja sa võid julgelt chati kirjutada, kui sul vahepeal tekib mingisuguseid küsimusi. Või ka võid võtta mikrofonil hääle maha ja teha häält. Ja Lea Riidajast, tere! Mina olen Pille Sõrmus. Ma olen terve elu olnud kuidagimoodi haridusega seotud. Ma olen korduvalt proovinud koolist ära tulla, see on lõppenud alati koolis tagasi olemisega. Ja täna ma siis olen leidnud selle, et ma nõustan, koolitan ja olen toeks nendele inimestele, kes koolis töötavad. Ise olen ka väikese kohaga hetkel keemiaõpetaja, et ei läheks see päris koolielu meelest ära. Sest ma tean, et kui nii-öelda lahkuda võtteplatsilt, siis hakkab kohe taju muutuma ja ei ole nende päris teemadega enam kursis. Aga mina olen olnud õpetaja vahelduva siis koormusega üle 20 aasta praeguseks. Ja üsna alguses, kui ma kooli läksin, tundus mulle, et midagi on koolist puudu ja ma arvasin, et see on suhtlemine, et inimesed ei oska lihtsalt suhelda. Et kui me õpime suhtlemisoskusi, siis meil on võimalik kõik probleemid lahendada. Ja siis ma läksin õppima suhtlemistreeneriks ja sealt sai alguse ka siis minu koolitaja teekond õpetajatöö kõrvalt. Aga ma siiski ühel hetkel avastasin, et suhtlemine ei päästa ka alati päeva. Et on väga hea osata tehnikaid, aga kui ma ise olen ikkagi millegagi hõivatud, alateadlikult, ma ei tea, millega ma olen seotud, siis see suhtlemine ei tööta nii hästi, kui tahaks. Ja kui ma olin õppinud konstellööriks, siis avanes mul võimalus ka harida ennast pedagoogiliste konstellatsioonide valdkonnas. Ja see on see, mis tundub, et on miski, mida ma olen otsinud. Ehk siis see räägib sellest, et millega me alateadlikult oleme seotud ja mis meid siis tegelikult mõjutab. Ja täna ma mõtlesin, et ma räägin näiteid sellest, mis on minu elus olnud, milliseid töid ma olen klientidega teinud ja võtan kõrvale ka siis selle küsimustiku, millele märtsis 38 õpetajat või teist haridustöötajat vastas, et milliste teemadega nemad kokku puutuvad ja ma kommenteeringi siis nende teemade ja oma näidete ühenduses neid asju. Et süsteemne pedagoogika ise on üsna uus. Eestis ma ei tea mitte kedagi peale enda, kes selliselt sellega tegeleks. Mul endal õnnestus küll õppida Eestis, kuna Eesti Konstellatsioonide Instituut kutsus Eestisse sellise koolitaja nagu Marianne Franke Saksamaalt ja tema käe all ma siis õppisin ja sarnaselt ma siis tutvustan sedasama teemat Eestis. Nii et hariduse mõttes on see üsna uuenduslik.
ja mis on veel võib-olla eriline, et kui tavaliselt meid õpetatakse nagu nii-öelda õppima peaga, asjadest midagi arvama, andma hinnanguid, hea, halb, õige, vale, siis süsteemne pedagoogika keskendub hoopis sellele, et kuidas me tunnetame seda, mis on, ehk siis kaasab lisaks mõistusele ka meie keha ja emotsionaalse tarkuse. Ja see on toonud hämmastavaid avastusi minu ellu ja mu klientide ellu. Aga ma panengi siis kohe selle küsitluse praegu ülesse ja siis ma vahepeal võtan seda eest ära, et nägu ka näidata, et mitte päris jääda sinna slaidi taha, aga mis on siis see, mida vastati? Kus see siis nüüd siit jäi? Siin. Praegu on lõppemas sellel nädalal süsteemse pedagoogika grupp, kellega ma alustasin ja varsti kuulete nende tagasisidet ka. Aga täna ma siis räägin sellest, et mida vastasid need, kes kas juba osalesid või veel ei osalenud, aga vastasid mu küsimustikule. Ehk siis ma plaanin teha sügisest uue grupi, millega saab liituda. Ja tahtsin teada seda, et millised väljakutsed on koolis põhilised, et millele ma võiksin fookuse suunata. Siis tahtsin teada, kas ollakse juba kuulnud süsteemsest pedagoogikast või konstellatsioonidest, et mis meetod see üldse on, kas see on ohutu. Ja et see valik koolitusele tulles sügisel, et kes soovib, et see oleks selline turvaline ja kindel, et on hea tunda ennast koolitusel hästi, teades, et mis hakkab ka toimuma. Mida üldse oodatakse head koolituselt ja kui on selline soov ja teadmine, et kõik ei ole see, mis on nähtav, vaid nähtava all on alati veel midagi. Ja et kui on soov seda nähtamatut tuua nähtavale, et siis see on täpselt see koolitus, kus saab sellega tegeleda. 38 vastajat oli, nagu ütlesin, ja lähen siit slaidilt edasi. Küsisin, et siis millised suurimad väljakutsed tööl on ja tuli üsna võrdväärselt 2 vastust, et õppijate motivatsioon ja kaasatus ja konfliktide lahendamine ja keerulised olukorrad. Ma kommenteerin neid juba näidete varal ka. Aga selleks, et võib-olla paremini aru saada, siis ma räägin natuke sellest nagu süsteemsest taustast ja siis ma panen selle slaidi tagasi. Süsteemne ja süstemaatiline on 2 mõistet, mis kõlavad üsna sarnaselt, aga nende sisu on erinev. Tavamõtlemine on süstemaatiline, analüütiline, püüab võrrelda, püüab hinnanguid anda, püüab sobitada, püüab midagi sünteesida. Ta on selline hästi mõtlemiskeskne ja see on meil eluks väga vajalik, selles ei ole midagi halba. Ja süstemaatiline mõtlemine püüab aru saada, et mille poolest üks või teine asi erineb, et mille poolest näiteks kala erineb roomajast. Mille poolest üks laps erineb teisest, üks õpetaja teisest. Ta püüab kogu aeg otsida seda nagu võrdlusalust või erinevust. Ja süsteemne vaade, siis see, millele tugineb süsteemne pedagoogika, vastab vastupidisele küsimusele ja sellele küsimusele, et mis meid ühendab, mis on kalal ja roomajal ühist, mis on nendel õpilastel ühist, mis on nendel õpetajatel ühist, mis on selles koolis või lasteaias ühist. Ja kui me keskendume sellele, mis on ühine, siis me hakkame nägema seoseid. Kui süstemaatiline mõtlemine on teadlik, see on nagu meie mõistuse kontrolli all, me suudame teha mingeid mõttejadasid, protsesse kirjeldada,
siis süsteemne mõtlemine on alateadlik ja see on tunnetuslik. Ja see ei sõltu sellest, ta võib sõltuda, aga ta ei pruugi sõltuda sellest, mida me teadliku mõtlemisega juba teame. Ehk siis ta suunab meie fookuse ka kehateadlikkusele ja emotsionaalsele tasandile, kus on meil sama suur tarkus nagu mõistuses. Ja kui me häälestame ennast süsteemselt mõtlema, siis me hakkame ka seoseid nägema. Ehk siis millised seosed võivad olla seal, kui lapsel pole näiteks õpimotivatsiooni, see, mis esimene väljakutse siin oli, või ei ole kaasatud, siis süsteemselt oleme me alati seotud kõige esimese süsteemiga, kuhu me oleme nii-öelda potsatanud siin maa peal, ja see on meie peresüsteem. Ja see on kõige tugevam süsteem, mis meid hoiab. Ja seetõttu ükskõik milliste järgmiste süsteemidega me kokku puutume, me oleme alati mõjutatud sellest kõige esimesest süsteemist ehk siis meie peresüsteemist. Ja kui konstellatsioonis vaadata, panna siis nii öeldakse nagu välja peale, et me toome nagu psüühikast selle veel nähtamatu seoste kogumi nagu nähtavale, ütleme põrandale, lauale, selleks on oma instrumendid, siis on võimalik näha, et mis seal psüühikas tegelikult toimub. Ja väga sageli õppija ei saa olla keskendunud seetõttu, et ta alateadlikult muretseb kas ema pärast, väikese venna pärast või millegi muu pärast. Ja tuleb veel kaugemaid seoseid, kus ta näiteks püüab samastuda kellegagi oma suguvõsast, kellel võib-olla ei olnud võimalus õppida, kes ei saanud seda teha. Ja ta on nagu alateadlikult lojaalne. Ja see lojaalsus tekib siis sidemest, mis meil on meie esimese süsteemiga, ehk siis peresüsteemiga. Me ei saa kunagi nagu vaadata sellest sidemest väljapoole. Kui me lähme nagu teistesse süsteemidesse, teine süsteem on näiteks kool või lasteaed või miski, mis on peresüsteemist järgmine. Ja õpilane ei pruugi ise ka teada, et ta näiteks ema pärast muretseb, aga me oleme seal, kus on meie alateadlik tähelepanu. Ja kui me alateadlikult oleme oma mure juures, siis me ei ole siin ja kohal ja õppimine ei lähe. Noh, siis võib öelda, et aga mis mina siis õpetajana sellega peale hakkan. Siin tulebki mängu see süsteemsete lahenduste teraapia ehk siis pedagoogilised konstellatsioonid selles kontekstis, kus õpetaja saab seda näha, ta saab seda tunnustada, anda sellele koha ja see on lihtsalt nii imeline, kuidas see nagu energia muutub siis ära, kuidas selle välja peal on näha, et õpilane hakkab ennast kohe paremini tundma. Ja see ongi selline õpetaja tööriist, mida ta saab kasutada mitte väga paljude sõnadega, mitte väga paljude treenitud oskustega, vaid just nimelt siis oma märkamisega, oma empaatiaga, oma tunnetusega. Et see võib tunduda uskumatu, aga kes seda on kogenud, need saavad sellele ainult jah öelda. Ja kaasatuse tõstmine on ka üks huvitav teema, et kui peresüsteemil otseselt ei ole mingisugust eesmärki, et eesmärki nagu rohkem ei ole, kui anda järglasi edasi ja peresüsteem kestaks, et see on nagu selline ellujäämise eesmärk, siis sotsiaalsetel süsteemidel, mis on inimeste loodud ja kus reeglid on inimeste tehtud, nendel on omad eesmärgid. Noh, kui haigla eesmärk on ravida terveks inimesi, tuletõrje eesmärk on tuld kustutada, siis koolil, lasteaial on samamoodi eesmärk. Ja kui õpetaja enda sees ei ole kontaktis kooli eesmärkidega, siis õpilased ei saa kaasa tulla.
nad tunnetavad selle ära, et õpetaja ei ole nagu eesmärgis kohal ja nendel on raske kinnituda, sest õpilased nagu kinnituvad või klammerduvad oma õpetaja külge ja õpetaja häälestab õpilased. Näiteks üks kliendi lugu tuleb meelde, kus vaatasime kooli eesmärke ja kliendi teema oli see, et õpilased noh, et õpiedukus on selles kuidagi madal, et õpilased on loiud, nad on kuidagi sellised staatilised, inertsed, et ei tule nagu hästi kaasa. Ja panime selle situatsiooni väljale ja mis me seal siis nägime. Kooli eesmärgid on luua sotsiaalne keskkond, kus kõigil on hea õppida, see on number üks. Ja teiseks eesmärgiks ongi õppimine, ongi haridus, ongi see, et midagi õpitakse. Ja kui me panime need eesmärgid ja õpetaja ja selle klassi, siis see, mis tuli välja, oli see, et õpetaja enda koolikogemus oli selline, kus heas nagu enesetundes või rõõm ja õppimine ei käinud omavahel kokku. Ehk siis tema jaoks õppimine oli midagi, mille nagu pidi ära tegema, kus ta ei saanud olla vaba, kus ta tundis hirmu, kus ta kartis eksida ja selles ei olnud seda nagu sotsiaalset eesmärki, mis on koolis esimene eesmärk, et mul on hea olla selleks, et ma üldse õppima saaks hakata. Ja kui õpetaja seda nägi, et kuidas temas on see sõlm, kuidas tema jaoks need kaks eesmärki, mis korraga peavad koos temaga klassis olema, sinna klassi et ta ei saa nagu neid koos sinna klassi viia harmooniliselt, sellepärast et ta ise on nende koos eksisteerimisega konfliktis, siis ta oma psüühikas sai need ära eraldada, sai aru, et üks asi on sotsiaalne keskkond, see, et meil kõigil on hea olla ja teine asi on õppimine. Ja pärast seda sai ta hingata välja nii-öelda või tunda ennast rahus, ta nägi, ta märkas, kus on see tema takistus, et miks ta ei saa selles klassis nagu seda tulemust, mida ta soovib. Nüüd ma olen selle õpetajaga rääkinud hiljem, vabandust. Ja ta on öelnud, et ta on nüüd muretu, et ta ei muretse selle klassi pärast ja alati, kui me muretseme, siis me võtame ära energiat teistelt ja võtame ära endalt. Ehk siis mure ei anna energiat juurde, vaid mure on koormus, mure võtab ära. Ja nüüd, kui ta saab pärast seda tööd olla selles klassis muretu, siis saavad ka õpilased vabamalt hingata, nad saavad rohkem ennast väljendada, nad saavad paremini õppida. Siis teine näide või teine väljakutse, mis õpetajad tõid välja, on konfliktide lahendamine ja keerulised olukorrad. Minu kogemuse järgi konfliktsetes olukordades on alati projektsioonid. Projektsioon tähendab seda, et midagi on minus, millest ma ei ole teadlik ja siis ma delegeerin selle teisele, selleks, et ma seda näeksin. Kui meie ellu tuleb mingisugune olukord, siis meis on alati magnetism. Midagi on minus, mis tõmbab seda ligi. Ja konstellatsioon on meetod, millega saab seda vaadata. Mis see minus on, mida ma ligi tõmban? Miks see õpilane mind ärritab? Miks mul kolleegidega suhted ikka jälle lähevad käest ära? Et mis on see, mis nüüd minu see magnet on, mis seda olukorda ligi tõmbab? Võib-olla sa oled tähele pannud enda puhul või teiste puhul, et sarnased teemad kipuvad korduma. Ja see viitabki sellele magnetismile, mis endas on, et olukord on lahendamata, sellepärast olukord kordub. Ja selleks, et me areneks, siis see olukord on küllalt ebamugav meile, et me hakkaks vaatama, et mis toimub. Näiteks
tuli mulle klient, kes ütles, et ta jääb nagu töökohtades kuidagi nagu üksi, et tekib mingisugune konkurents ja siis ta tunneb, et on nagu tema ja teised. Ja ta ei pidanud ennast üldse konfliktseks inimeseks, ta ütles, et ta tahab nagu alati parimal viisil lahendada asju, ta enda arvates püüab läbi rääkida, et ta nagu oma arust teeb kõik, aga ikkagi, kuhu ta ka siis läheb või ei lähe, ikkagi see, see nagu eraldumine tekib. Ja ta oli vahetanud mitu töökohta ja siis ta tuli minu juurde, et ta tahab seda olukorda ära lahendada, sellepärast et ta oli aru saanud, et see töökoha vahetamine siin ei ole lahendus. Ja siis me panime selle olukorra jällegi välja peale, ehk siis nii-öelda tõstsime tema psüühikast selle välja, vaatasime, mis seal toimub. Ja ei ole üldse imekspandav, et asjad viivad ikkagi sinna, kust me tuleme, ehk siis meie peresüsteemi. Ja ta sai näha seda, et see, millele ta tegelikult reageerib, on see haavatud osa temas, mis on seotud tema vennaga, kellega nad pidid siis üheskoos vanemate armastuse pärast võitlema. Et isa töötas kuskil eemal, emal olid mingid sõltuvused, et see vanemate nagu kättesaadavus oli isegi väike ja lastel, siis perelastel, õel ja vennal tekkis selline alateadlik konkurents vanemate peale. Ja konkurentsiprobleemid on väga sageli õdede-vendade teemad. Isegi kui tänaseks on näiteks väga hea läbisaamine või isegi kui lapsena ei ole seda konkurentsi teadvustatud, siis selliseid olukordi, kus laps tunneb, et ta kuidagi ei ole sama piisav kui ta õde või vend või siis seda, et ta just on nii-öelda parem kui õde ja vend, targem või osavam või nutikam, siis tekib selline alateadlik tasakaalutus. Seal võib olla ka süütunnet, enda eitamise tunnet ja see tuleb meiega kaasa täiskasvanu elus. Kui meil on need sündmused ammu unustatud teadlikust mälust, siis meie elus, väga sageli töös, tulevad nad esile, aga me enam ei mäleta, millega need seotud on ja me ei oska neid lahendada. Ma nüüd tolle kliendiga ei ole hiljem kohtunud, ma ei tea, kuidas tal läheb, et kas tema teema lahenes. Aga sarnaseid äratundmisi on olnud veel teistel klientidel ka. Siis võib projektsioon ilmneda näiteks selles, et juhiga on mingisugune nagu ei saa öelda sobimatus, aga ei ole hea suhe. Et kas tundub, et juht on ebaõiglane või ta ei tunnusta või ta ei märka või ta on autoritaarne või midagi on nagu juhi suunal, näiteks õpetajal. Ja kui me oleme vaadanud välja peal, et mis siis toimub, kui selline olukord on, siis on tulnud nähtavale, et alateadlikult on näiteks naisjuht segamini läinud emaga. Ja see tüli nii-öelda, mis on igapäevaselt tööl, et tegelikult alateadlikult inimene tülitseb ikka veel oma emaga. Isegi kui emaga tänaseks näiteks suhted on hästi, siis lapse osa, mis ei saanud tollel hetkel seda rahuldust ja ta ei saanud nähtud, ta ei saanud hoitud, siis see inimeses elab edasi, nii kaua kui ta selle ära lahendab. Ja see osa siis tekitab selle projektsiooni, et on nagu võimatu juhti vaadata kui juhti, vaid ikkagi paistab sealt vastu ema, kellega jäi mingi asi klaarimata. Ja jällegi, kui konstellatsioonis tuleb see välja, siis on võimalik nagu psüühikas eraldada ema ja eraldada juht. Ja siin on nagu nii palju edulugusid, kus ongi siis see vaade muutunud. Pärast seda juhiga ei ole mingit
nagu etteheidet ei teki, allasurutuse tunnet ei teki, et see nagu probleem kaob ära või kindlasti väheneb. Ja konstellatsioonis see, mis me nagu teeme seal välja peal, ongi see, et me eraldame nagu need komponendid, mis psüühikas on läinud kuidagi sõlme või nagu kokku omavahel ja ühendame need lahti, võtame need ühendused ära ja paneme kokku selle, mis veel ei ole avastanud, et ta koos on. Ja see on selline psüühiliselt korrastav meetod või teraapia, mis siis loob päriselt psüühikas muutusi ja meil on võimalik nagu uue mustriga minna ellu edasi. Mõnikord ärritab mõni õpilane ja kui me oleme jällegi konstellatsiooniväljal vaadanud, siis oleme avastanud seda, et see õpilane võib meenutada iseennast mingis vanuses, kus tundsid ennast saamatuna, haavatavana, rumalana ja see õpilane lihtsalt toob seda nagu minus endas nähtavale, ehk siis jällegi see on see projektsioon, et ma näen midagi, mis on minus, tegelikult teises. Ja neid projektsioone on mustmiljon, kui palju neid võib olla ja igalühel on omad nüansid, et ma räägin mingitest üldistest dünaamikatest ja mõnest konkreetsemast näitest, aga need nüansid on siiski igalühel omad, aga äratundmist võib leida. Järgmisel kohal on väsimus, kurnatus ja läbipõlemine. Ja siin on jällegi nähtavale tulnud mitu dünaamikat, kuidas me oleme saanud tegeleda. Üks põhjus muidugi, milleks ei ole üldse konstellatsiooni vaja teha, mis põhjustab läbipõlemist, on see, kui meie nagu erinevad tasandid ei ole omavahel harmoonias või kooskõlas. Et kui näiteks me oleme liiga palju nagu peas või liiga palju sellisel emotsionaalsel tasandil, et siis me lähme ise tasakaalust välja. Et selleks on oma tehnikad, kuidas seda sünkroonsust nagu endas luua. Aga see, mis on tulnud välja siis pedagoogiliste konstellatsioonide käigus, et tavaliselt on siis tööteema, olen tööst väsinud või igaks märtsiks olen kurnatud või mis siis inimesel parasjagu see teema on. Ja väga tavaline on see, et ollakse seotud kellegagi veel. Ehk siis tehakse nii-öelda kahe inimese tööd. Minul endal on see näide enda elust ka olemas, kus ma ikka ka jõudsin läbi põlemiseni ja need olid ka võib-olla need põhjused, miks ma mõtlesin, et koolist ikkagi peaks ära saama kuidagi. Et mu ema tahtis õppida õpetajaks, aga ta jättis ülikooli pooleli ja ma terve lapsepõlve kuulsin seda kahetsust, et kuidas ta nüüd teeb seda tööd, mida ta teeb ja et ta ei saanud siis õpetajaks õppida, et oma rumalus, süüdistas ennast sealjuures ja jättis pooleli. Ja küsisin, et miks sa siis jätsid pooleli, siis ta ütles, et oma rumalus, aga pere tuli ka ja mina olen ju see pere. Ja kuigi ma pole üldse esimene laps peres, siis sellele vaatamata lapsena, lapsed alati armastavad oma vanemaid pimedalt. Nad tahavad alati oma vanemate valu ära võtta alateadlikult. Isegi kui väliselt võib tunduda, et nad teevad vanematele valu, siis tegelikult nad võtavad enda kanda vanemate valu. Ja ilma, et ma oleksin seda mitte kunagi teadlikult mõelnud, ma püüdsin töötada ema eest ka. Seda ma nägin alles siis, kui ma läksin selle teemaga konstellatsiooni ja vaatasin, et mis minu psüühikas toimub. Ja ma nägin, et ma tahtsin selle ema eest töötamisega võtta ära ema valu. Et tema ei saanud, et tema siis saatus läks teisiti ja ma mõtlesin alateadlikult justkui lapsena, kuigi ma olen juba 40 ja peale, et ma saan seda nagu olukorda muuta. Ja kui ma seda nägin,
kadusid koheselt ära need nagu läbipõlemise teemad minu elust või noh, ma ei tea, võib-olla ei saa niimoodi hõisata, et kunagi läbi ei põle, aga ma sain nagu jälile millelegi, kuhu minu energia voolas. ja, ja kahe inimese eest ei ole võimeline keegi töötama, vähemalt mitte pikaajaliselt ja veel vähem terve elu. Enda piire me tunneme. Kui me oleme endaga hästi kontaktis, siis me teame, mida me jõuame ja mida me ei jõua. Ja see on lihtne. Aga kui meil on läinud midagi segamini selles süsteemis, kust me tuleme, ehk siis peresüsteemis, siis, siis me ei saa aru, et meie piirid on juba ületatud, et me juba teeme kellegi teise eest midagi ka. Ja minule piisas ainult sellest, et ma seda nägin ja ma sain aru, et kust minu ületöötamise kalduvus tuli. Enese kehtestamine ja piiride seadmine, ma jõudsin juba tegelikult otsapidi selleni ka, et need enda piirid on need, mis alati ei pea. Ja seal on väga sageli siis nii, nagu minul oli ema puhul või emaga see seotus, on väga tihti erinevaid seotusi, et miks piirid ei pea. Ja enese kehtestamine on ka teema, kus võib olla seoseid nagu sinu enda lapsepõlvest või ka siis sinu peresüsteemist. Et see, et ära väljenda, ole teistsugune, lase teised enne ja siis sina, et ühelt poolt on see normaalne ja viisakas ja teiselt poolt kuskil on see, et aga mina, et kas mina saan ennast väljendada ja selle sisemise osaga, mis on jäänud nagu kinni sellesse aega, kus lapsed rääkisid siis, kui kana pissib, siis sellega saab ka konstellatsioonis töötada, et saab minna tagasi sellesse vanusesse, kus see nii-öelda kinnijäämine tekkis ja siis tuua ennast sealt nii-öelda ära psüühiliselt ja selleks on siis oma meetod, mida siis mina oskan juhendada, kuidas see käib. Ja piiridega on siiski sagedamini see, et olen kellegagi põimunud või olen lapsena pidanud võtma väga suure vastutuse, et kas on olnud vaja hoolitseda nooremate õdede-vendade eest või vanemate eest või vanavanemate eest, et kui olen pidanud liiga ruttu suureks saama, siis võib juhtuda selline asi, et tekib nagu kujutlus endast kui sellisest jumalast, kes suudab kõike, kes kontrollib kõike, kes haldab kõike. Ja seda kujutlust on väga raske nagu mõistusega lahti lasta, sellepärast et et see on nagu nii tugev muster, mis on sinust tugevam. Aga jällegi, kui näha, et kus see tekkis, mis sinu olukord oli, kus see tekkis, siis on võimalik jätta see kujutlus sinna paika ja asendada siis tervislike piiridega, ehk siis teha seda, mis on sinu asi. Ja töö juures samamoodi ikka juhtub, et on keegi, kes kipub tegema teiste tööd, siis seal on tegelikult sarnased dünaamikad, et miks ma ei saa püsida oma koha peal, et miks mulle tundub, et ma olen kõikvõimas ja kõigi eest, et need on lihtsalt sellised väga tugevad psüühilised mustrid alateadvuses, millest saab jagu siis, kui sinna alateadvusesse minna ja nendega tegeleda. Isiklik areng ja eneseanalüüs õpetajana, et mulle oli natuke üllatus, et ka see võib olla väljakutse, et noh, mõtlesin, et aga arene, et mis sind takistab, siis selgus, et see ei olegi nii lihtne. Et noh, see, mida mina õpetajatele pakun, ma pakun just seda, et õpetaja saaks nagu ennast leida ja ise olla see
enesetööriist, et ma pakun teatud peegeldust, kus ta saab ennast näha, konstellatsioonimeetod võimaldab väga hästi nii-öelda ennast kõrvalt näha ja ma saan seda juhatada, et õpetaja saaks peegeldust ja saaks siis selle võrra teha oma järgmised sellised arengulised otsused või hüpped. et see on töö, mis mulle hästi meeldib. Võiks öelda isegi, et armastan. Oi, läks edasi korraks. Siis järgmine teema, mis õpetajad tõid välja, olid klassiruumi või grupi dünaamika mõistmine ja juhtimine, et selle alla võivad käia distsipliiniprobleemid, mingid väsimised, tekib jõuetused, alustad suure hooga pihta, aga edasi kuskil jääb nagu katki, edasi ei suuda, pole järjekindlust, nagu erinevaid nagu ilminguid võib sellega olla seotud, samas ka, mis toimub õpilaste endi vahel, koolikiusamine näiteks või see, et kas grupp üldse on ühtne või ei ole, siis siin olen näinud selliseid alateadlikke seoseid, mis on jällegi õpetajaga seotud. Et üks võib olla õpetaja enda koolikogemus, et ta ei ole seda ühtsust kogenud ja tal on keeruline seda anda. Ja mis on tegelikult veel sagedam, on see, et õpetaja on näiteks ise kogenud kiusamist või ta on näinud kiusamist pealt ja siis ta on andnud endale lapsena nagu tõotuse või lubaduse, et mina seda ei luba, et minu käe all sellised asjad ei juhtu. Ja see lapsena antud tõotus, ehk siis olukord, mis lapsena käis lahendamiseks üle jõu, see läheb täiskasvanuks saades meelest ära. Ühel päeval on see tüdruk või poiss õpetaja ja siis ta kohtab seda teemat jällegi ja temas käivituvad needsamad nagu abituse mustrid, mis käivitusid tollel ajal, kui ta oli laps. Ja siis võib juhtuda, et õpetaja hakkab päästma. Ja kui me hakkame päästma, siis me oleme kõik piirid ületanud, nii enda kui teise omad, ja me ei saa aidata. Et me süsteemses pedagoogikas tegeleme selle teemaga, et mis erinevus on päästmisel ja aitamisel. Ja see tuleb jälle läbi enda, et missugune osa minust on see, mis arvab, et olukord on vaja päästa. Ja kui me selle oleme ära näinud, siis me saame kohtuda selle osaga, mis saab olla nagu eluterve aitaja, see, mis on nagu õpetaja ametiga väga suur osa, aidata, abistav elukutse. Ehk siis see, mida õpilased toovad esile, siis süsteemses vaates on see väga tihti nagu õpetaja teemade peegel. Ja see on okei, et ühes klassis võib minna hästi, aga vot see tekib esile teises klassis, selles konkreetses klassis. Et see on miski, mida õpetaja saab alati vaadata, et miks minu elus selline olukord on, et miks minul see juhtub. Ja vahel on näiteks see, et õpetaja ei ole nagu oma kohal. Ja kui vaadata nagu tagasi, et mis see oma kohal olemine tähendab, siis see võib tähendada seda, et ta ka oma peresüsteemis ei tunne, et ta oleks oma kohal. Et ta on nagu kogu aeg nagu otsib kohta või on võõras ja selle taga on omakorda teatud mustreid, et miks see oma koha tunne siis ei ole. Tavaliselt on see jällegi lõimumine kellegi teise kohaga. Mida rohkem oma kohal on õpetaja, seda rahulikum on klass. Ja huvitaval kombel siis enamasti on see põhjus siis peresüsteemis, vahel on see ka organisatsioonis, et kus nagu mis puudutab otseselt õpetaja nagu seda rolli, milles ta olema peab, et kas ta saab olla selles õpetajate reas omal kohal. No näiteks tuleb mulle üks näide meelde, kus me tegelesime selle koha teemaga õpetaja elus ja oli selline
selline olukord, et õpetaja pärines perest, kus isal oli enne veel üks pere ja tema siis sündis sinna nii-öelda uude perre esimese lapsena. Ja alati, kui sellised olukorrad juhtuvad, siis need on asjaosalistele nagu rasked, sellepärast et nad lähevad midagi maksma. Et selleks, et uus pere saaks sündida, selleks vana pere peab millestki loobuma ja sellest tekib teatud selline side. Ja see side siis selles sidemes hakkab nagu oma energia ja voolama, mis otsib tasakaalu. Ja kui me töötasime selle teemaga konstellatsioonis, siis me nägime, et see õpetaja isa eelmine siis naine lihtsalt ei suutnud läbi oma valu vaadata sellele uuele lapsele, kes sündis siis uues peres, ei suutnud talle vaadata hästi. Ei andnud talle kohta nii-öelda. Ja konstellatsioonis me saime sellega tegeleda niimoodi, et see inimene sai nii-öelda oma kohale, et ta sai hakata ennast paremini tundma, et ta võttis ise endale selle koha. Ta nägi, et kus see takistus on ja siis ta sai sellest takistusest vabaks. Pärast on ta jaganud, et see on tema jaoks olnud üks suurim kogemus enda hästi tundmisel elus ja töös mõlemas. Siis mis puudutab igasugust grupidünaamikat, siis süsteemses pedagoogikas me vaatame selliseid nagu kordasid, et kui on mingi süsteem, siis süsteemil on alati osad, et kui on mingi tehniline süsteem, et on auto, siis tal on rattad ja rool ja pagasnik ja need on kõik nagu oma funktsiooniga. Ja peresüsteemis ja organisatsioonides on tegelikult samamoodi, et nende süsteemi osadel on oma kindel koht ja oma kindel funktsioon. Ja grupis siis näiteks kui vaatame klassi või vaatame kollektiivi, siis seal on ka igalühel oma koht, oma funktsioon ja kui miski on tasakaalust väljas, et keegi annab rohkem, kui ta saab või tundub, et on nagu mingid agressorid ja ohvrid, et see kõik näitab, et midagi on tasakaalust väljas, et siis me süsteemselt saame selle nii-öelda ehitada üles, panna välja peale, näha, et kus see tasakaalutus siis alateadlik on. Et näiteks kiusamisteemad ka klassis, et see alati räägib mingisugusest tasakaalutusest, et keegi püüab võtta midagi, mis justkui peaks talle kuuluma, et mis see täpselt on, siis seda saab konstellatsioonis vaadata. Ja igalühele saab siis oma koha anda ja need olukorrad saavad rahuneda. Ehk siis me saame neid paremini juhtida, kui me näeme. See süsteemne vaade tähendab sellest arusaamist, et õpilane ei ole klassis mitte kunagi üksinda. Ja ma ei räägi klassikaaslastest ja õpetajast, vaid ma räägin, et tal on alati kaasas tema nähtamatu perekond ja veel kaugemale tegelikult põlvkondasid kui ainult see päritolupere. Ja klassis on üle 20 õpilase, siis seal on tohutu rahvas. Seal on nähtamatuna kaasas nii palju inimesi, kes kõik mõjutavad seda klassi välja, mis klassis on. Ja siis me ei saa unustada ka seda, et õpetajaga ka on kaasas tema enda süsteem, tema enda päritolu. Ja nii palju erinevaid väljasid ja nii palju nähtamatut saab kokku. Ja kui me lubame endal seda vaadata, et see on nii, et mis need mõjurid kõik on, mis meile siia on tulnud, siis meil kui silmad avanevad, et me hakkame palju rohkem aru saama, kuidas süsteemselt kogu see grupi dünaamika töötab. Ja
huvitav ongi see, et nagu minu käest küsitakse ka sageli, et aga mis ma teen selles olukorras, mis ma teen nüüd, mis ma teen nüüd, siis sellele küsimusele ma tegelikult ei oska väga hästi vastata. Selles mõttes, et see, mida teha, ei ole nii palju tegemine. Ei pea ümarlauda tegema, ei pea, ma ei tea, mingit vestlust tegema, seda võib teha, vahel on see abiks, aga see ei ole otseselt see, mis selle olukorra nagu põhjusega tegeleb, vaid see tegeleb nagu rohkem tagajärjega. Vaid pean nagu õpetajana enda sees lubama nagu näha endal, et kõik see on klassiruumis olemas ja siis ma juba tean ja siis ma juba näen. Konstellatsioonis on nii sageli, kus õpetaja on seal nagu välja peal, ta kogeb seda olukorda ja siis ta ütleb, et nüüd ma tean. Ja, ja siis ta lihtsalt teab ja saab minna ja teha siis seda, mida vaja. Ehk siis see mõistmine või taipamine ei tule nagu selle peaorgani kaudu, et see ei tule mõttetasandi kaudu, vaid see tuleb kuidagi sellise sisemise taipamise või teadmisega, et see nagu mingi kindlus tuleb kehasse. Vanematega suhtlemine on toodud ka välja. Viimasel ajal on meedias see päris teema olnud ja mina pean tunnistama, et minul on ka selle 20 aasta jooksul olnud aegu, kus ma olen ise kogenud või näinud pealt neid olukordi, kus tekivad nagu väga suured ummikseisud vanematega suhtluses, kus vanematest on justkui saanudki ühed autoritaarsed vanemad. Ja huvitav on ka see, et kõigil ei teki neid olukordi. Mõnest lähevad need olukorrad nagu mööda. Ja neid, kes nagu alatasa satuvad sellesse teemasse, siis siin taga on taaskord ikkagi autoriteedi dünaamikad, et kui õpetajal on keeruline nagu alistuda oma vanematele, siis lapsena nii-öelda, et siis need vanemad tungivad uksest ja aknast sisse. Muidugi on erinevaid dünaamikaid siin veel, näiteks meenub mulle selline töö, kus tuli üks õpetaja ja ta ütles, et ta tahab nagu vaadata, et millega on tegu, et lapse vanem tundub talle selline, kuidas ta selle kohta ütles, nagu pugeja või, et lapsevanem et tal nagu tundub, et esiteks ei ole siiras, aga nagu, et on nagu midagi on nagu valesti, et on nagu kuidagi liiga jah, ja mis me teeme ja kuidagi nagu ei ole nagu täiskasvanu. Ja ta ütles, et tal tõuseb lihtsalt viha ja ärritus, et ta ei suuda temaga telefonis rääkida, ta lihtsalt ärritub sellise abituse peale. Ja siis me vaatasime seda konstellatsioonis, panime tema ja panime selle lapse vanema väljale, et mis sealt siis ilmneb. Ja ilmnes see, et selles lapsevanemas nägi ta oma ema. Ja tema ema oli selline, keda ta pidi, kelle eest ta lapsena nagu pidi võtma hoolitsust, sellepärast et ema oli alkohoolik ja peitis pudeleid ja valetas lapsele, et ta pole joonud ja nii edasi. Ja laps sai nagu tema vanemaks, kes pidi nagu siis ohjama tema sõltuvust, ehk siis ema sõltuvust. Ja ta oli selle nagu kuidagi, elu oli edasi läinud ja ta oli juba endal pere ja mingeid alkoholiprobleeme ei ole ja nagu see oli kuidagi tema jaoks nagu saanud mineviku teemaks. Aga konstellatsioon näitas ikkagi, et see lapsevanem tõi temas nagu nähtavale seda, mis temas juba oli, ehk siis see magnetism läks tööle. Ja kui me eraldasime tema ema sellest lapsevanemast, siis ma olen küsinud, pärast seda ta ütleb, et selle vanemaga suhtlemine on täiesti neutraalne, et teda see enam ei ärrita. Ehk siis me jällegi leidsime üles selle päris põhjuse, mis tekitas selle magnetismi, et nagu vanemaga tekkis see imelik suhtlus või isegi see, mis teda nagu vihastas. Et justkui oleks muutunud lapsevanem, tegelikult lapsevanem ei muutunud, vaid õpetaja tegi töö endaga, tema
muster muutus ja ta sai lapsevanemad võtta lapsevanemana, mitte ta siis enam ei kandnud talle üle nagu enda ema rolli. Ja kolleegidega suhtlemine sellest, eks need teemad servapidi kattuvad, aga kolleegid, kui mõelda nüüd selle peale, et meil on pere, kus on vanemad ja on lapsed nagu peresüsteemis, siis organisatsioonis on juhid, on õpetajad, on õpilased, on vanemad, et seal on ka nagu mingid sellised kindlad rollid, siis kolleegidega suhtlemine on üldjuhul ikkagi õdede-vendade teema ja tasub siis vaadata, et mis seal taga on, isegi kui tundub, et mul ei ole enda õdede ja vendadega teemat, siis konstellatsioonis tuleb välja, et kuskil unustatud teema siiski on, millega saab tegeleda, mille saab siis nii-öelda, mida korda teha võib-olla ei ole päris hea väljend selle kohta, aga korrastada selle mustri, et ise saaks sellest pingest vabaks. Kõik, mis meil on nagu psüühikasse kogunenud, see on nagu miski, mis hoiab meid kogu aeg nagu pluusisabast kinni, et me tahame minna, aga see nagu kogu aeg hoiab kinni, tahan minna, aga miski nagu hoiab kinni ja me ei saa nagu täis jõus või täis heas tundes minna, et me peame vaatama, mis asi see on, mis meid siis kinni hoiab nagu sabast, et mis on see, mis meid tõmbab. Ja kui me julgeme seda vaadata, siis me saame ka edasi minna. Ja see on väga tore, et meil selline võimalus on ja sellised meetodid on. Nüüd äkki tahate midagi küsida vahepeal, siis võite seda julgelt teha, sest mina muudkui siin räägin, mul on lõputult juttu, lõputult võin jagada oma vaimustust, oma kogemusi, oma märkamisi. Lasen siit mõned slaidid edasi. Ma tahan jõuda selle slaidini, kus on milliseid küsimusi ja kõhklusi on seoses selle süsteemse pedagoogikaga, et seda ma küsisin oma küsitluses ka. Ja ma jagan seda ka. Hakkasin juba ise vaatama, teile ei näidanudki. Kuidas leida sobivaim lahendus olukordades? See on sellega niimoodi, et seda ei pea nagu jällegi otseselt peaga teadma, aga olla avatud sobivale lahendusele, et see on see, mis võib sind selle lahenduseni viia. Et ma rääkisin eelmiste näidete juures ka teatud dünaamikatest, mis on olemas, et mis meid mõjutab, siis vaatamata sellele, et on mingisugused üldised dünaamikad, et näiteks kolleegid ja õed-vennad, et seal võib tõmmata paralleeli, aga iga inimese isiklik kontekst ja töökontekst on ikkagi oma nüanssidega, et kuidas leida sobivam lahendus olukordades on see, et tuleb lihtsalt oma lugu nii-öelda avada ja vaadata, panna väljale ja vaadata, et mis see konstellatsioon näitab, et milliseid alateadlikke seoseid siis sinu olukorras on ja siis sa saad otsustada, mis sa nendega peale hakkad. Kuidas teadmisi rakendada? See on jällegi see, et tule peast ära, tule proovi, tule kehasse, et tee see läbi oma kehaga. Ma olen mõelnud, et kuidas see süsteemse pedagoogika õpetamine käib, et üks asi on see, et me võime nagu peaga mingisuguseid asju mõista, me võime teada, et on mingid dünaamikad, aga kui me nagu oma keha tasandil seda ei ole nagu võimaldanud niimoodi aegluubis ja suurendusklaasiga, nagu konstellatsioon võimaldab vaadata, siis nagu keha veel ei tea. Ja see, kui keha veel ei tea, siis need on need olukorrad, kus sa tead, aga ei tee. Et sa tead, et see niimoodi on, aga see ikkagi takistab sind. Et siis see on märk sellest, et see teema ei ole veel sinu kehasse jõudnud, et sa ei saa seda veel rakendada. Sest
Me nagu toimime niimoodi hästi nagu lihtsustatult, et meil on selline teadlik teadmine või teadus, nagu mõistus, siis meil on alateadvus ja meil on keha. Ja keha reageerib alateadvusele. Nii et kõik, mida su keha teeb või ei tee, milline on tema tervis, kas ta on väsinud või ei ole, kõik see räägib sellest, mis nagu toimub sinu alateadvuses. Ja sa võid oma teadmisega mõnda aega toore tahte ja jõuga ennast mõjutada. Ja sellel võib olla tulemusi. Ja võib juhtuda, et sa muudad oma mustrit ja su alateadvuses muutuvad mingid asjad läbi selle kogemuse ja sinu jaoks ongi teema unustatud. Aga võib olla nii, et see ikkagi tuleb tagasi, noh näiteks dieedipidamine on üks, mis on väga sage sellise mustriga teema, et inimene võtab selle ette, suudab mõnda aega ja siis läheb käest ja tulemus on siis nagu veel hullem, et tekib selline nagu surnud ring. Ja ükskõik, mis olukordades ennast sarnaselt tunned, kus sa tead, aga su keha seda ei tee või sa ei suuda, et siis seal on see, kus sa tegelikult veel seda ei tea ja sellepärast sa ei saa oma teadmisi rakendada. Ehk siis see töö käib alateadvuse kaudu. Ei oska midagi karta. Pole otseselt hirm, mõtlen, mis saab siis, kui kursust läbi saab ja meil on nüüd 10-päevane kursus, me oleme teinud seda augustist saadik koolivaheaegadel 2 päeva kaupa, see on vastand üks inimene, kes seal osaleb, et mis siis edasi saab. Et eks siis ootame, mis edasi saab. Et ma arvan, et hirmu ei pea tundma, et kui endale on juba uks lahti tehtud, siis saab minna ainult paremaks. Kõhklused puuduvad, äkki on väga esoteeriline ja võib-olla see on liiga subjektiivne. Ja see on väga tore, et see küsimus on siia pandud, et konstellatsioon on meetod, mis on nagu osaliselt seletatav teaduslikult ja osaliselt veel ei ole. Kes on kogenud, need ütlevad, et töötab, aga kuidas töötab, seda ei tea. Ehk siis siin on see teatud esoteeriline moment selles mõttes juures, et teadus ei suuda täpselt ära siiski veel sõnastada, et kuidas konstellatsioon töötab. Et saab tugineda küll peegelneuronite teooriale, mis on juba üsna vana ja väljateooriale. Ehk siis konstellatsioonis on nagu selline tunne, et see info nagu lihtsalt tuleb kuskilt, nagu õhust justkui. Et meie ümber on siiski väli, kus info on olemas, meil on ühine kogemus inimestena, meil on kollektiivne alateadvus, kus on meie igaühe individuaalne alateadvus, ehk siis see info nagu väli on olemas, konstellatsioon on lihtsalt meetod, mis võimaldab meil seda välja lugeda ja võimaldab seda välja siis nagu dešifreerida. Et seda peab igaüks ise tunnetama, et kas ta saab seda nagu sellele jah öelda. Ja võib-olla liiga subjektiivne, siis jah, selles mõttes on ta subjektiivne, et inimene on alati iseenda kontekstis ja inimene on alati subjektiivne. Et näiteks kui mõelda mingi trauma peale, siis see, kuidas üks või teine inimene sellega toime tuleb, et see on ju erinev. Ehk siis kogemus või trauma või sündmus on alati isiklik, ehk siis subjektiivne ja ma arvan, et me ei pääse sellest nagu isiklikust komponendist ka konstellatsioonis. Samas on hämmastav see, kuidas täiesti võõrad inimesed suudavad näiteks, kui inimene tuleb oma teemaga, ta tahab seda konstellatsioonis vaadata, siis täiesti võõrad inimesed suudavad väga detailselt kirjeldada, mida ta tunneb, oma kehas, emotsioone, kuhu ta tähelepanu läheb, mis mõtted tal veel tulevad, et nad justkui nagu teavad tema kohta rohkem, kui ta on avanud. Et miski on ka sellist, mis on avalik, mida me arvame, et on ainult isiklik ja subjektiivne ja meis nagu ainult meiega seotud, et miski on ühisväli, miski on avalik, kus tegelikult info
ja konstellatsioon kui meetod lihtsalt võimaldab seda välja lugeda. nii et võta seda nagu nii, nagu sina võtad, et seda subjektiivsust on, aga see ei välista seda, et ei oleks siis seda nagu kollektiivset välja või ühist alateadvust, kus on see võib-olla siis objektiivne info. Siis pole kõhklused, et mul pole selle analüüsimiseks ja enda omaks tegemiseks piisavalt aega. Jah, võib nii olla, et ei ole. Et raha ja aeg on sellised sellised asjad, mida vist alati on puudu või väga sageli on puudu. Ja eks siin on see, et kus ma oma nagu, mis kohas ma oma elus olen, et mis mul täna saab prioriteediks, et ma olen enda puhul ka näiteks märganud, et olen ostnud mingi raamatu, lugenud seda ja siis tundnud, et ei ole nagu sellest midagi saanud. Ja 10 aastat hiljem seda uuesti lugenud ja mõelnud, nii hea raamat. Mina ei olnud lihtsalt seal kohas, kus oli see raamat tollel hetkel ja see nagu minu teema, ma ei leidnud tollel hetkel sealt midagi. Ja nii on igasuguste koolituste ja kursustega ja üldse teemadega samamoodi. Et kui mina olen valmis, siis mul on selleks aega ja energiat ja raha ja kõike. Ja kui ma veel ei ole päris valmis, siis mul seda veel täna ei ole ja nii on. Ja sellega saab lihtsalt leppida või võtta seda neutraalselt. Üks vestlus siiski tuleb ühe inimesega, kes kurtis, et ta on nagu läbi põlenud ja selline nagu frustreerunud kogu selle koolielu peale. Ja ta ütles ka, et tal ei ole nagu aega ja ma ei mäleta, kas ta seda raha ka ütles, aga aega ütles ta, et tal ei ole nagu aega tegeleda selle läbipõlemise teemaga. Ja siis ma nagu küsisin, et aga kas sul on aega olla läbi põlenud? Et kui palju sul on aega? Mitu kuud sul on aega selleks, et olla läbi põlenud? Ja olla näiteks haiguslehel ja kaotada seal raha. Et nagu selleks sul on aega ja selleks paistab, et sul on ka raha, et sa saad seda endale lubada. Siis ta ütles, et jah, tegelikult küll, et ma lihtsalt ei taha veel seda teemat vaadata, et aga nagu ta sai aru, et küsimus ei ole tegelikult ajas ja rahas mitte kunagi, vaid küsimus on selles, et kas me oleme valmis ja kas me anname selle võimaluse. Et iga kord, kui me millelegi ei ütleme, siis me ütleme ka millelegi jah. Ja kui millelegi ütleme jah, siis millelegi ütleme ei. Ja kui vaadata neid kahte valikut, siis sellises kõrvuti, on sama laua peal, siis tuleb üsna selgesti nähtavale või välja, et millele ma siis tegelikult jah või ei ütlen. Et kui ma ütlen ei sellele, et ma vaatan, mis on mu läbipõlemise taga, siis ma ütlen jah sellele, et ma olen veel 6 kuud läbi põlenud. Ja vastupidi, et kui ma ütlen jah sellele, et ma vaatan, mis on seal taga, siis ma ütlen ei sellele nagu raskele perioodile, kus ma olen läbi põlenud. Ehk siis kõike saad niimoodi ei ja jahi perspektiivis vaadata. Mind on see mudel nagu palju aidanud. Kas see sobib mulle ja aitab lahendada tekkinud muresid? Et siin on jällegi, miks ma nagu tahan sellest ka rääkida, kirjutada, võib-olla ka mõnda tutvustavat töötuba teha, just sellepärast, et sa saaksid aru, et kas see on sulle. Et mina ootan, et minu juurde tulevad inimesed, kes tunnevad, et see teema on neile ja siis on hästi lihtne töötada ja seda sügavamal tasandil saab töötada, et kõik nagu võidavad sellest, et kui grupis on inimesed, kes tunnevad, et see teema on neile või vähemalt nad on sellele avatud. Ja seda peab igaüks ise tunnetama, aga tunnetada saab siis, kui proovid, et ega teisiti ei saa. Ja kas see aitab lahendada tekkinud muresid? On seda, et on täielikult lahenenud teemad ja kiiresti,
on olnud seda, et on lahenenud mõne aja pärast, ehk siis see konstellatsioon on nagu lükanud selle protsessi käima ja siis see on ühel hetkel jõudnud kuhugi, et inimene, kui ta vaatab tagasi näiteks 3 kuu pärast, siis ta ütleb, et tõesti, nüüd on teisiti. Ja mõningatel juhtudel on siis see, et need nii-öelda sümptomid siis leevenevad, et see teema enam nii ei ärrita või kuidagi on nagu see kontsentratsioon madalam. Et siis võib olla, et on mingi põhjus veel, mis tahab tegelemist, aga võib-olla on see lihtsalt ka inimese enda jaoks piisav lahendus ja ta ei vajagi rohkem sellega tööd. Tunnen, et olen alustava õpetajana ebapädev. Hästi mõistan seda tunnet ja üks asi on see, et eks aeg toob kogemusi ja ka pädevust, aga kui on selline tunne, tahaks ennast toetada, siis kindlasti see süsteemne pedagoogika on see, mis aitab seda ebapädevuse tunnet vähendada, just sellepärast, et ma räägin ka nagu teoreetiliselt, et millised korrad, millised reeglid on peresüsteemis, koolis, organisatsioonis, et kuidas omavahel need korrad nagu hakkavad kokku käima. Ja näiteks kui ma toon sellise näite, et peresüsteemis on kindel hierarhia, et see, kes kronoloogiliselt on olnud ennem, et see on nagu nii-öelda kronoloogiliselt eespool, et seal ei ole teist varianti. Aga koolis kui organisatsioonis võib neid hierarhiaid olla rohkem, et üks on see, et kes tuli organisatsiooni varem, ehk siis see kronoloogiline hierarhia, aga teine hierarhia võib olla hoopis see, et kuidas on nagu võimusuhted. Et direktor võib olla tulnud hiljem kui keegi, kes on juba töötanud ja nende hierarhiate vahel võib tekkida konflikt. Ja see, kus õpetaja ei tunne ennast koolis päris nagu kindlalt või hästi, sõltumata sellest, kas ta on alustav või on ta seal töötanud juba 20 aastat, siis selle nagu nende erinevate kordade läbimängimine, eriti kui saab nagu praktiliselt neid väljal läbi mängida, et siis annab nagu aimu, et kus mu koht on ja milline mu roll on ja kus mu piirid lähevad. Et see on jälle selline praktiline, mida peab läbi tegema, et ma teoreetiliselt saan sellest rääkida, aga see nagu kehatunne on see, mida saab siis praktiliselt välja peal teha ja kogeda. Kuulen esimest korda, oleksin huvitatud, mis see on ja kuidas seda rakendatakse. Eks ma seda tasapisi avan, et täna räägin nagu sellises võtmes, mõni teinekord räägin võib-olla teises võtmes, et kui sind huvitab, et siis lihtsalt ole kaasas, ole listis, saad info kätte. On kõhklus, kas esindajad väljal on objektiivsed. See läheb natuke nüüd tagasi sinna teemasse, et subjektiivne ja objektiivne ja isiklik kontekst ja kollektiivne kontekst ja kollektiivne alateadvus. Et võib olla, et kellegi teise teemas aktiveeruvad enda teemad. Et siis ma ütleks, et siis tehakse 2 tööd korraga, et see väli ei liigu, mina konstellöörina nagu vaatangi seda, et kas väli töötab või ei tööta, et väli ei liigu, kui ei ole esindaja objektiivne ja muud seal ei olegi, et siis me lihtsalt minu vastutus, et mina siis leiaksin lahenduse seal. Et üldiselt see objektiivne kui selline, et inimesed on küll objektiivsed, aga nad on objektiivsed oma kontekstis. Et vahel võib tulla, et näiteks on mingi teema, et näiteks oli üks õpetaja, kes ütles, et ta ei suuda tegeleda selle õpilasega, kellel nagu ema suri ära. Et ema suri ära, õpilane oli seal gümnaasiumis ja õpetaja oli siis klassijuhataja ja ta lihtsalt, ta ütles, et mine psühholoogi juurde ja ta ei suuda arenguvestlustki teha, sest isa ei ole pildis ja siis ainukene pereliige on siis vend, ei mäleta, kas oli vanem või noorem, aga vend. Ja et siis nagu kuidas ta seda arenguvestlust teeb, et kas siis vend tuleb või et kuidas see siis nagu käib see asi.
ja siis me vaatasime, et miks õpetaja ei saa nagu olla õpetaja rollis, et miks ta ei saa olla objektiivne selles kontekstis ja selgus, et seal oli tema enda taust nagu tavaliselt on, et kui tema vanaema suri, siis tema ema ei suutnud leinaga toime tulla ja nagu ma enne rääkisin, siis lapsed võtavad vanemate valu ära alateadlikult ehk siis see töö jäi nii-öelda sellel lapselapsel teha, ehk siis sellel õpetajal. Ja kui ta kohtas oma elus siis olukorda, kus tema õpilane kaotas noorena ema, siis ta lihtsalt käivitus see olukord, ehk siis ta nagu enda kontekstis oli objektiivne. aga, aga võib-olla selles noh, üldse, mis on objektiivne ja mis on subjektiivne, et seal need piirid on ka hämarad. Et kui tahan öelda seda, et kui välja peal rollis olles nagu käivitub oma teema, et siis sellega saab väga hästi tegeleda ja selle oma teema sealt nagu esindajal välja võtta, et sellepärast ei pea muretsema. Huvi on, kuidas seda toimima panna, just seda peab lihtsalt proovima tasapisi ja saad niimoodi oma kogemused. Siis üks osaleja jagas, et tal oli raha teema, et ta ei julgenud nagu noh, tal oli nagu uskumus, et see juht ei maksa seda koolitust kinni, et noh, siis ta mõtles, et olgu, et siis ma maksan ise, kui juht ei maksa, aga ma lähen ikkagi küsin ja siis tema üllatuseks sai ta sealt rohkem, kui ta üldse lootis küsida, et ta arvas, et või heal juhul saab ta ainult natukene. Et selline tore jagamine, kus oli hirm, oli kõhklus ja see tegelikult oli seotud tema väärtustamisega ja kui tal oli nagu enne koolitusele tulekut oli tal tunne, et teda ei väärtustata tööl, siis me koolitusel ka tegelesime selle teemaga ja ta on nagu nüüdseks, kui on see koolitus hakkab lõppema, siis saanud palju rohkem nagu tuge või õigemini tema eneseväärtustamine on tõusnud, mis tähendab, et temas on toimunud muutus ja, ja ta ei taju või ei koge seda enam, et teda ei väärtustata või vähemalt mitte sellisel määral ta seda enam ei koge. Ehk siis, kui see mustri muutus toimub meis, siis väljastpoolt justkui asi muutuks. Tegelikult meie muutume ja me kogeme seda, mis toimub meis, ehk siis seda subjektiivset konteksti. Ja sai ta siis oma tasu ka. Kas see on välisele piisavalt tõsiseltvõetav? Välise all ilmselt on mõeldud siis noh, võib-olla sellist hästi tugevalt süstemaatilist mõtlemist või nagu sellist, et kas asjad on 100% kontrollitavad ja tõestatavad ja ilmselt seda, et ma ei tea, ma arvan, et on neid, kellele on ja kellele ei ole, aga ma pean tunnistama, et see ei huvita mind nii palju, et ma usun sellesse, et see, kelle jaoks nagu tekib äratundmine, selle jaoks see koolitus on. Ja kellel ei teki seda äratundmist, siis tema jaoks on palju teisi koolitusi ja ma ise tunnen, et me ei pea muretsema selle pärast, et kas see kellelegi teisele sobib või mitte. Et minu asi on lihtsalt nagu jagada või rääkida seda nii, nagu mina sellest aru saan ja milliseid kogemusi on minul ja mis ma olen nagu klientidega töös avastanud. Aga see, kas see on tõsiseltvõetav või mitte, et see on ikkagi igaühe enda sisemine tunnetus ja otsustamine. Küll aga saab tunnistuse, see koolitus, mis ma teen, on EHIS-es mul registreeritud ja täiesti aktsepteeritud ja numbriga tunnistus. Kuna ei tea midagi, pole ka küsimusi ja olen kogenud, et enda teekonda alguses, siis praktilisse protsessi minek ei ole hea mõte. Enda järgi tulebki minna, et ega siin muud ei ole. Et sellises tempos, nagu ise liigud, ongi hea minna, tuleb usaldada seda. Ahah, juba said need otsa.
ma ei, oli nagu üks veel või äkki see tuli kuskilt mujalt küsimustest. okei, ma olen siis praegu selle eest ära. Siis selliseid kõhklusi ja küsimusi tuli sellest tagasisidest. Te võite järjekordselt, teen väikse üleskutse teha häält või kirjutada chati, et kas üldse, mis ma olen rääkinud, et kas midagi on täiesti arusaamatu, et ma räägin siin mingist konstellatsioonist nagu iseenesestmõistetavast asjast, minu elus saanud iseenesestmõistetavaks. Et kas see ka kas nagu sina saad aru või hoomad, et seda ma tegelikult ei tea, et seda saad sa mulle väljendada. Mis ma ka tahan nagu korrata seda, et see, kust me tuleme, see meie kõige esimene süsteem, kuhu me sünnime, et see on nagu tugevam kõigest, tugevam ka meie tahtest seni, kuni me oleme nagu selle süsteemi kütkes, oma süsteemi kütkes, et seni, kuni me ei ole näinud seda, et milliseid piiranguid ja milliseid ressursse see süsteem meile annab. Et tegelikult süsteem, mis on meist suurem, kui me julgeme seda vaadata ja sellele alistuda, et siis me tegelikult saame sellest jõu ja see saab meie ressursiks, mis meid igal pool töötab. Aga seni, kuni me elame nagu mitte teadlikult, siis me lihtsalt ei tea, mis meid mõjutab ja meil võib olla rohkem takistusi kui ressursse sellest samast süsteemist, kust me tuleme. Kui te praegu ei küsi, meil on natuke aega, siis ma vaatan neid küsimusi, mis mulle on nagu tulnud siit-sealt ja vastan lihtsalt nendele, kasutades praegu seda võimalust ja ka lubadust vastata küsimustele. Kuidas see koolitus mind päriselt aitab mu igapäevatöös lastega? Siit-sealt võib-olla on see vastus juba nagu tulnud ka, aga ma nüüd uuesti püüan sellele vastata. Siis kui sa tegeled endaga sügavamal tasandil, siis sa saad kätte või saad ligi oma ressurssidele, mis sind toetavad ja saad muuta neid mustreid, mis sind takistavad. Ja see toetabki sinu tegevust lastega. Pean siinkohal ka ütlema, et töö valimine, mis on seotud lastega, on ka tihtilugu süsteemne, et ka sellel on tihti süsteemsed põhjused, miks sa üldse koolis või lasteaias töötad või miks sa ei saa sealt ära. Aga alati, kui sa endas lood korda, siis korrastub see, mis on väljaspool ja sa näed nagu enda peegeldust väljast. Ehk siis kui on hästi, siis sa näed, et see muster sul on toetav ja kui miski ei ole hästi, siis on mingi muster, mis seal nagu takistab ja millega tegeledes sa saad seda välist pilti ka muuta. Ehk siis lihtsalt, kui sa endaga tegeled, siis see aitabki sul igapäevases töös lastega. Kui mul on vähe aega, kas ma jõuan seda koolitust teha? Selle koolituse siis nii-öelda tegemine, kui seda nii sõnastada. Mina otseselt ei sea mingisuguseid nõudmisi. Mina pakun välja sellist koolitust, kus 10 päeva ehk siis 5 korda 2 koolivaheaegadel on võimalik tegeleda endaga sügavamalt alateadlikul tasandil ja seda siis selles nagu ametivõtmes kooli, lasteaia, noorsootöötaja, sotsiaaltöötaja, mis iganes siis on, kus sa puutud oma töös lastega kokku selles kontekstis või selles võtmes. Ja see on küll aeg, kus on hea olla kohal. Ja
alateadvusega on asjad niimoodi, et me ei kontrolli seda siiski hästi. et me võime olla teadlikud ja alati pole seda ka, aga oma mõtteid me suudame nagu tabada võib-olla paremini, aga mis toimub alateadvuses, seda me ei tea. Et siis see töötab ise nendel aegadel, kui on koolituste vahed. Et kui sa oled huvitatud ja leiad enda elus need 10 päeva, siis sa oled hästi oodatud ja sellega see aja teemaga tegelikult piirdub. Kas koolitus sobib ka lasteaiaõpetajale, tugispetsialistile, noorsootöötajale? Sobib muidugi. Ma räägin nagu kooli kontekstis, justkui see puudutaks ainult kooliõpetajaid või et siis tegelikult ma hakkasin ühe silmaga lugema Lea küsimust ja vastan ära ja siis ma loen. Et kõigile, kes lastega töötavad, laste taga on vanemad ja see ongi kogu teema, millega me tegelikult seal töötame. Ja tegelikult võivad tulla ka lapsevanemad, et ei ole keelatud. Olen koolijuht, õppisin organisatsiooni ja ärikonstellatsioone, struktuurseid ja seda ikka seepärast, et olla ise parem juht. See on olnud äge teekond, nähes koolis erinevaid dünaamikaid koolis ja seal õpetatavas ning õppivates inimestes. Kuulasin uudishimust ja nõustun kuulduga, aitäh selle aja eest. Ja mul on hästi hea meel, et seda äratundmist said ja kui sa oled õppinud, siis ilmselt sa suutsid ka võib-olla ridade vahelt ja sõnade tagant ka hoomata mingisugust infot, mida hoomab siis, kui oled õppinud. Ja nii tore, et sa jagad ja nii tore, et sa sellegipoolest, et sa ise oled nende äri- ja organisatsiooni konstellatsioone õppinud, et ikkagi tulid kuulama. Ja siis vaatan veel seda küsimuste rivi, mis siin on. Kas peab ise grupis jagama või saab olla rohkem vaatleja? Ja see on ka väga hea küsimus, et kuna konstellatsioon läheb nagu sügavale tasandile, me tegeleme tõesti teemadega, mille puhul võib-olla alguses võib tunduda üldse uskumatu, et kuidas see seotud on nagu minu ametiga või mis mu ema ja isa siia puutuvad. Siis see, kui sügavale sina lähed, on sinu otsus. Mina pakun teooriat, ma räägin, kuidas süsteemses vaates nagu on, milline see süsteemne hoiak on. Ma pakun harjutusi, mida saab välja peal teha. Ma viin läbi konstellatsioone, et kui kellelgi on teema, siis me saame teha töö ja siis seda täpsemalt lahti võtta, seda teemat, et näha, mis seal siis on. Ja see, kui palju sina nagu avad ennast, see on ikkagi 100% sinu enda vastutus. Kas kokkusaamised toimuvad Võrus või Tartus? Hetkel on see koolitus, mis lõpeb Võrus. Tuli piisavalt terve grupitäis inimesi, 12. Ja tegin Võrus, ma olen mõelnud, et teha ka mõnes teises linnas. Kui tulevad inimesed, nagu kui on piisavalt inimesi, siis miks mitte, on täiesti okei, et ma sõidan siis kuhugi teise linna ja olen teiega seal, aga hetkel on Võrus ja inimesi on lähemalt ja kaugemalt. Et ma ei oska öelda ka selle uue koolituse kohta veel, et osad inimesed on mulle andnud märku, et nad tuleksid Tallinnas koolitusele. Et põhimõtteliselt on see ka võimalik mul sõita, ma ei näe otseselt takistust. Et ainuke on siis see, et kui on inimesi, siis toimub koolitus. et eks ma pean ise ka paremini kommunikeerima seda ja mingisuguseid valikuid võib-olla õhku viskama, et mis võimalused on. Aga Võru ei ole kaugel, et mina Võrus olijana tean, et igale poole on, et Võrust Tartusse ja Tallinnasse on sama pikk maa kui Tallinnast Võrru ja Tartust Võrru.
Siis, mis vahe on pedagoogilistel konstellatsioonidel ja tavalisel konstellatsioonil? Et see tavaline konstellatsioon on ilmselt mõeldud siin siis seda perekonstellatsiooni. Vahe on selles, et me alustame kogu aeg kooliga, et me või lasteaiaga või noh, inimese nagu töörolliga, et on nagu selline omab ka sellist supervisiooni elementi see koolitus ja teemad me tõstatame organisatsiooni seisukohalt ja siis me näeme, kuidas need on nagu perekonstellatsiooniga seotud, et ta on ikkagi noh, see sihtgrupp on ikkagi inimesed, kes töötavad lastega, laste taga on vanemad ja ja sealt, mis seal ilmneb, me saame vaadata, kust see tuleb. Ja alati ei jõua me üldse peresüsteemi, me tihtilugu on sealsamas organisatsioonis need teemad, mis saab nagu organisatsiooni tasandil ära lahendada. Et ma olen ise õppinud perekonstellatsioone, organisatsiooni konstellatsioone ja siis ka pedagoogilisi konstellatsioone. Et kõik need kokku kõiki neid kokku saan ma siis kasutada, aga jah, see fookus on lihtsalt koolil ja me lähme kogu aeg jälle kooli juurde tagasi ja näited on kooli või lasteaega seotud või noh, nende inimeste töökohtadega seotud, kes seal on, et ma jällegi räägin kool, aga kui on grupis lasteaiaõpetajad, siis me räägime juba lasteaiast ja, ja see mm, ei jää nagu selles mõttes ka, ta on ikkagi nagu seotud nende inimeste töökohtadega, kes on ja vaatame, et missugused töö sellised väljakutsed tekivad, kus need tekivad, miks need tekivad ja siis mis koolis ja koolis on muidugi omad nüansid, et ükskõik kus mujal töötades, et oled sa müüja või postiljon või kus sa töötad, siis üldiselt on töösuhted ikkagi täiskasvanu suhted. Koolid, lasteaiad, noortekeskused on selles mõttes erilised töökohad, et me töötame lastega ja, ja me peame nagu arvestama sellega, et kust need lapsed tulevad ja kes nende laste eest esimesena siis, kes on lastele kõige tähtsamad, ehk siis vanematega. Ja see kontekst püsib seal. Aga jah, me jõuame isiklike teemadeni paratamatult. Kas koolitus annab tunnistuse või tõendi? Jah, kui sügavale isiklikesse teemadesse minnakse, sellele ma natukene vastasin ka. Minnaksegi nii kaugele, kui sina ise oled valmis, et see, mis ilmneb ja siis nii ongi, et ma ei saa nagu seda nii täpselt, ma ei saa anda mingit garantiid või ette öelda, et tavaliselt on niimoodi, et kui inimene ei ole nagu hingeliselt või psüühiliselt valmis tegelema mingi teemaga, siis tema töö ei lähe selle sügavuseni üldsegi, vaid seda lahendatakse teisel tasandil ja see on ka täiesti okei ja see ei ole kehvem lahendus, vaid see on selle hetke parim lahendus. Et see on nagu sama asi, mis ma enne selle raamatu lugemise kohta näitasin või rääkisin, et raamat võib ju olla, aga mina saan sealt ikka ainult seda, mida mina saan, nii et nende töödega on samamoodi. Et need lähevad nii sügavale, kui sina oled valmis, kui grupp on valmis ja kui mina olen valmis, et eks see sõltub meist kõigist. Ma vaatan, kas siin on veel küsimust. Ei ole. Et need küsimused olid mulle tulnud. No nii, 1,5 tundi nagu nipsti. Et loodan, et oli sul siit midagi kasulikku, midagi äratundmist, mõtteainet. Suur tänu sinu väga vajaliku töö eest. Aitäh, et sa tulid, aitäh, et sa kuulasid ja praegu väljendad. Et ma usun küll, et see on vajalik töö ja see on miski, millega saavad ennast toetada need õpetajad, kes on valmis sügavamaks tööks endaga. Ja aitäh, väga inspireeriv, aitäh sulle ka.
et tänaseks siis kõik, ma saadan selle järelvaatamise salvestuse ka, saad veel vaadata ja edaspidi tuleb midagi veel, et mul on küll mõtteid, et kuidas sellest veel rohkem rääkida ja et õnnestub ka siiski midagi praktilist teha. Ma olen teinud konstellatsioone ka veebis, ehk siis sellist veebitöötuba on täitsa võimalik teha, aga seda koolitust ma päris hästi veebis siiski ette ei kujuta, et ma arvan, et see oleks kohapeal parem. Aga igal juhul kuulmiseni ja nägemiseni.